Kertu Abras, Tallinna või Tartu lasteaiast Kannike. Tere! Ja Jana Siving Tallinna Kullatera lasteaiast. Tere! Ja meil hakkab üks väga-väga põnev seminar pihta. Et kõik küsimused, millele me täna vastame, olete te siis ise esitanud ja katsume siis koos suunata ja aidata teid ja Jana ja Kertu jagavad oma kogemusi, et kuidas siis kõige paremini lasteaias robootikaga alustada ja milliseid vahendeid on hea kasutada ja kuidas need siis toetavad õpet ja kuidas motiveerida õpetajaid. Ka Insplay eesmärk on siis see, et oleksid need lapsed pidevalt motiveeritud ja oskaksid uusi vahendeid kasutada ja ka see, et õpetajad oleksid motiveeritud, et kõik algab ikkagi motiveeritud õpetajast. Ja nüüd ma olen siit ühe tähtsa slaidi vahele jätnud, kus on siis tutvustus Janest ja Kertust, aga väga vabandan, et ma luban Janel ja Kertul ennast nüüd ise tutvustada. Jana, alusta sina. Tere, mina olen Jana. Mina olen Kullatera lasteaias õppealajuhataja. Et ma igapäevaselt lastega õppetööd ei tee, aga ma kasutan päris palju erinevaid roboteid, teen selliseid väikseid ringe või siis lähen rühmadena õppetegevusi. Ja lisaks olen ma veel Insplay mentor, ehk siis ma olen tänu Insplayle tean selliseid uusi ja põnevaid vahendeid, saan esimesena neid katsetada ja ma olen oma lasteaias entusiast, robootika entusiast ja just sellepärast, et meil on lasteaias innovatsioonilabor, kus on päris suur valik erinevaid haridusroboteid erinevas vanuses lastele. Ja niimoodi siis ma arvan, et selle tunni aja jooksul siis ma jagan oma kogemusi, et oma lasteaia kogemusi töötajatega, lastevanematega, lastega, et mida me oleme teinud ja mis meil plaanis teha on. Nii, ma lähen siis edasi. Mina olen Kertu Abras, Tartu lasteaed Kannikesest. Ma olen rühmaõpetaja. Praegu on mul kohe 4-seks saavad lapsed ja minu kogemus on ka niisugune 4-5 aastane umbes või 4-5 aastat ma olen erinevaid vahendeid katsetanud ja ka suuresti tegelikult tänu Insplayle, kes on andnud selle võimaluse ka tutvuda uute ja põnevate vahenditega ja ka tegelikult hästi suur tänu minu lasteaiale, kes on võimaldanud need vahendid, et ma saan neid katsetada ja et mul on üldse midagi, millega nii-öelda tegevusi läbi viia. Et meil on samamoodi erinevad nii-öelda õpetajalt õpetajale õpped, mis me lasteaias läbi viime. Samuti me teeme hästi palju ühisüritusi, kuhu me nii-öelda lõimime erinevaid tehnoloogia vahendeid ja see on siis minu kokkupuude, et ma olen ka natukene oma lasteaias eestvedaja olnud, aga mul on väga hea meel, et viimaste aastatega on väga paljud õpetajad meie lasteaias kaasa tulnud ja katsetavad ka väga usinasti juba erinevaid vahendeid. See on siis minu kokkuvõte. Ja mina olen hästi tänulik teile, et te olete olemas ja aitate meil kogu aeg neid uusi vahendeid testida ja materjale luua ja jagate neid ka teiste õpetajatega. Aga ma arvan, et alustame siis küsimustega. Et üks küsimus meile tuli hästi palju on see, et kui nüüd üldse vahendeid soetada endale, siis kui palju ja mitu seadet rühma või maja peale üldse oleks mõistlik alguses võtta? Oleneb võib-olla vahendist, sellest lasteaia tasemest, et palju keegi oskab või ühesõnaga on see, et väga palju pole ka mõtet soetada neid, sest et vahendid tahavad, et nendega kogu aeg tegeletakse, muidu nad lihtsalt lähevad katki. Ja lisaks see, et tulevad ju uuendused ka peale. Et kogu aeg tuleb mingid 2 nullid ja veel mingid lisaseadmed, et siis tahaks jälle juurde osta uusi vahendeid, aga no kui me võtame näiteks M-Tiny, et siis seda võiks ikka 2-3 tükki olla, et saab tegevusi väikestes gruppides teha. Et ma arvan, et 1 on tegelikult vähe, et kui igat vahendit 1 osta, et seda on natuke vähe. Aga lasteaiale näiteks kohvritäis veerosid on võib-olla natuke palju. Et selline nagu minu kogemus, et meil näiteks ongi vahendeid, kas on 3-4 on mingeid vahendeid. Et ühte meil väga ei olegi.
Minu kogemus on selline, et ma mäletan, kui ma eelmine kord, kui me siin rääkisime, ütlesin ka, et võimalikult palju erinevaid vahendeid võiks olla, siis nüüd on minu nagu arvamus või kogemus või niisugune praktika pigem selline, et õpetajad kasutavad neid vahendeid siis, kui nad on ikkagi neil rühmas olemas. Et jube hea on, kui sul ongi need M-tainid, mida tegelikult sa saad kasutada nii sõimes kui ka koolieelikutega igas rühmas olemas ja siis vajadusel, kui sul on neid rohkem, lähed laenad kõrvalt rühmast. Et see on jälle see üks praktika, et kui need vahendid on sul nina all, siis sa neid kasutad ka rohkem. Samas, kas meil on kõiki vahendeid vaja igasse rühma, seda ka kindlasti mitte, aga et just need ägedad vahendid tõesti, mida on võimalik kasutada erinevas vanuses lastega ja mis on niisugused mitmekülgsed, no see oleks ideaal, kui need oleksid igal õpetajal kohe käepärast olemas. Et sellele tasuks mõelda, et minu praktika lihtsalt näitab, et kui need vahendid on rühmas, siis need vahendid saavad rohkem kasutust kui nad siis, kui sa pead kusagilt käima neid laenutamas. Et minu soovitus on selline. Et meie lasteaias on eraldi ruum, on innovatsioonilabor, millel on pikk ajalugu, et meil on 4 aastat, et siis meie lasteaia õpetajad võtavad siis sealt laborist nii-öelda neid asju. Meil on jälle kuidagi jagunenud niimoodi, et need õpetajad, kes kasutavad rohkem erinevaid vahendeid, neile on kuidagi enda rühma õnnestunud saada väga hea ports vahendeid, nagu ka mul, et ma olen väga tänulik, et praktiliselt kõik, mida ma olen tahtnud, mul on olemas, ma saan iga päev lastega kasutada. Samas on meil olemas ka nii-öelda õppealajuhataja ruumis nii-öelda suur hulk erinevaid vahendeid, mis on siis nii-öelda lihtsamad Bluebotid, Sverod, et mida saavad ka kõik teised võtta ja igas rühmas on meil olemas vähemalt 1-2 erinevat vahendit, mis on õpetajatel igapäevaselt enda rühmas kasutuses. Et see on, jah. See on hästi hea, et ongi 2 erinevat lasteaeda ja mõlemas toimib väga hästi. Et teil ongi endal kohe valik ja näete kohe ära, et millised variandid teie lasteaeda paremini sobivad. Aga erinevate vahendite tutvustus ning võimalusi õppetöös kasutamiseks, et see vastus võib nüüd hästi-hästi pikaks minna. Lühendame selle küsimuse niimoodi, et Jana ja Kertu, mis on teie üks lemmikvahend, mida saab võimalikult palju kasutada või mis saab kõige rohkem kasutust teie lasteaias? Kui me räägime programmeeritavatest, siis on Bluebot ja M-Tiny. Mina tooksin välja Sverobolt ja M-Bot 2. Et need on siis alates 4. eluaastast mõlemad need vahendid, et neid ei kasuta meie majas kõik õpetajad, aga need on sellepärast toon need vahendid just välja, et neid on võimalik lõimida väga paljude erinevate nii-öelda valdkondadega, metoodikatega, et nad ei ole nii-öelda ka need, mis Jana välja tõi, on muidugi väga mitmekülgsed robotid lihtsalt. Meile meeldib ka väga katsetada ja läbi viia õues erinevaid tegevusi, et need on just need M-Bot ja Svero, mida saab ka õues sõidutada, õues teha tegevusi. Et just sellepärast need vahendid. Aitäh teile. Aga kuidas kasutada üldse roboteid ja kust neid õppematerjale leiab? Ma arvan, et Janne oskab selle vastata, et Insplay lehe pealt saab õppematerjale. Me oleme aastatega kogunud päris hea ports õppematerjale, et võib-olla Janne saab lingid panna siis või? Ja, et me oleme tegelikult teinud praktiliselt kõikidele robotitele nüüd juba õpilugude raamatu. Et kui ma ei eksi, siis meil oli 9 erinevat robotit seal. Ma tean, et eelmise või selle aasta aprillis, kui oli robootika tegu, siis me kogusime jälle kokku need õpilood, tegime raamatuteks. Need raamatud on peaaegu valmis, et nendel on puudu veel ilus sisukord ja esilehekülg, et need me lisame ka varsti sinna. Aga ma kirjutan chati siis, kus leiab eelmise aasta materjalid. Et siit siis leiab õpilugude raamatuid 5 robotile, mida te saate väga hästi kasutada oma tundides. Aga tehniliste probleemide lahendamine. Mina tooks ühe keskkonna veel välja, tegelikult Facebooki see kommuun robootika lasteaias töötab ka äärmiselt hästi, et kui kellelgi ideid on puudu, siis just nagu hooajaliselt tuleb ikka võrrelda, kui vaadata eelmist aastast väga palju ägedaid ideid kõikidelt õpetajatelt, et see on ka üks keskkond, mida tasuks jälgida, vaadata, et sealt saab ka väga palju vahvaid ideid. Ja, et seal on meil ju üle 4500 liikme.
et see tähendab siis, et põhimõtteliselt igast lasteaiast on 9 õpetajat seal ja hästi tänulik teile sellest, et te kõik seal ka väga aktiivselt osa võtate ja sealt tõesti leiab väga palju materjale. Aga kui teil tekivad tehnilised probleemid, mis te siis teete peale selle, et ma ka vahepeal kirja saan? Ikka võtan ühendust Insplayga, kellel on väga ägedad tehnikud, kes alati oskavad öelda, et mis võiks see probleem olla ja kuidas seda lahendada, et vahest saab need probleemid lahendada ise, ongi kas vaja mingi tarkvara uuendada või nii edasi, aga vahest tuleb robot saata lihtsalt spetsialistide juurde, kes teevad nad jälle töökõlbulikuks. Ja just, et meil on ka näiteks kogemus olnud, et et ei saanud tööle ühte kodirokitest tuli välja, et me kõik pusisime kamba peale siin õpetajatega, et tuli uuendus teha, et mõnikord on vaja neid rakendusi uuendada või robotile uuendused teha, et siis nad hakkavad ka tööle. Ja M-Tinidega on hästi tihti ka see, et uuendused aitavad. Nii, järgmine küsimus. Mida arvestada robotite kasutamisel, et robotid võimalikult kaua kestaks? Kasutada neid, et mitte jätta nurka seisma, et kui robot jääb nurka seisma, siis üks hetk, kui teda sealt ära võtate nurgast, siis ta ei pruugi enam töötada. Mina olen ka sama meelt täpselt, mida rohkem te kasutate, seda kauem nad kestavad. Ja mingitel põrandarobotitel, millel on rattad ikkagi, et puhta pinna peal need sõidaksid, et kõik robotid ei sobi õue, et nagu Kertu ütles, et on kindlad õuerobotid, et Sfero ja M-bot ja siis maastikurobot, et just see pind oleks ka puhas, et mille peal see robot sõidab, et tal ei tekiski võimalust sinna ratta vahele võib-olla mingeid suuri tolmurulle või midagi tõmmata, et see ka kindlasti aitab. Ja hea peremehelik kasutamine ka, et näiteks võtame Beebot, Bluebot, et laps lihtsalt ei kasuta teda sõiduautona, vaid robot liigub ikkagi siis, kui tal on mingi programm antud, kas siis läbi rakenduse või nuppude pealt. Just, ma tahtsin sama lisada, et tegelikult ju vahendite kasutamine peakski algama sellest, et te lastega kõigepealt vaatlete seda vahendit, kuidas see töötab, miks ta nii töötab, et miks me ei tohi teda näiteks niipidi liigutada või naapidi liigutada. See on ka nii-öelda robootika üks osa, et vahest me ei peagi õppetöö jooksul seda robotit liikuma panema. Piisabki sellest, kui me temaga tutvume, vaatleme ja saame aru, kuidas ta töötab. Et see on ka üks asi, mis aitab nii-öelda robotite pikema eluiga pikemaks muuta. Jah, just. Ja et see hea peremehelik see kasutamine, et mina ütlen ka lastele alati, et robot tuleb programmeerida, et siis ta töötab, et sellepärast ongi robot. Ja just, et seda jõuga lükkamist ei ole, et me oleme saanud neid ka roboteid tagasi, et mis me nüüd teeme, et meil lapsed jõuga lükkasid ja nüüd on rattad tuksis ja enam ei keera korralikult. Et siis ei olegi tegelikult mitte midagi teha enam selle robotiga. Ja teine asi, need laadimispesad ka on ju, et me ei kaku nagu kaugelt seda juhet välja, vaid ikkagi suht niimoodi ettevaatlikult, et kui kelle lapsed ise panevad roboteid laadima, et siis just see juhtme sissepanek ja välja tõmbamine, et see oleks ka ikkagi turvaliselt ja hea peremehelikult. Just. Aga kuidas teised lasteaiarühmad on jaotanud lapsed tegevuste vahel, et kõikidel oleks lasteaiarühmas huvitav ja et kõik soovijad saaksid robotile nii-öelda käed külge panna? No see oleneb lasteaia sellisest töökorraldusest, et näiteks meie lasteaias teevad õpetajad, käivad iga päev tööl, teevad poolikuid päevi, et on kattuv aeg. Et kattuvat aega on päris palju, et siis saabki erinevates pisikestes gruppides tegevusi teha. Et robootika on nüüd küll see, mida ei saa suure rühmaga teha, et üks teeb ja ülejäänud 20 last vaatab pealt. Et eriti hea on, kui lasteaias mingi eraldi ruum selleks või mõned rühmaruumid ongi 5-ruumilised, saab minna kõrvale, et meie lasteaias toimub see nii, et tehaksegi 2-3 kaupa. Ja võib teha selle ühe vahendiga tegevusi ka nädal aega, et kõik lapsed saaksid korra proovida, aga mitte niimoodi, et ei ole, et 19 vaatab ja üks teeb, et siis nad kannatlikult peavad seal kõrval ootama, kuni minu kord on. Et selline hästi hea koostöö rühma meeskonna vahel ja märksõnaks meie lasteaia puhul on kattuv tööaeg. Ja ma olen ka täiesti nõus, et mida väiksemad on lapsed, seda väiksemad peaksid olema need grupid, kus me neid vahendeid kasutame, et hästi suur võti on koostöö oma meeskonna vahel, et saate ju kaasata ka õpetaja abisid, kes samal ajal teevad mingit teist tegevust või lihtsalt see oma aja planeerimine, see on selle võti, et lastel peab olema aeg selle vahendiga tutvuda, seda vahendit katsetada, et see nii-öelda
kui nad korraks seda puudutavad, et see ei ole selle roboti kasutamise eesmärk. Ma leian, et tal peab olema rahulikult aega selle vahendiga tutvuda, tegevus läbi viia ja väiksed rühmad on selle nii-öelda võti, mis aitab seda tegevust hästi läbi viia õpetajal. Ja mul tuleb meelde, kui ma Kullateres käisin siis ja nägin, kuidas Sfeero Andiga pooled lapsed siis maas õppisid programmeerimist ja teised pooled joonistasid samal ajal. Et väga tore oli vaadata seda. Aga jah, teinekord on võib-olla ka see, et see on kindlasti tuleb pärast jutuks, et kui õpetaja ise ei taha teha või ta tunneb, et kindlasti majas see entusiast või eestvedaja, et kaasata ka teda võib-olla, et mina näiteks õppealajuhatajana käin ka rühmades tegevusi tegemas, et lihtsalt lähen toetan ka rühma. Aga kuidas siis üldse aru saada sellest, et robotid, mida mõtled, et tahaks endale, vastavad ka vajadustele? Ma arvan, et robotid on nagu tavalised õppevahendid, et kui sa tahad neid kasutada, siis sa leiad selle võimaluse ja leiad selle vajaduse ka, et õpetajad on nii loovad, nad oskavad igast asjast välja võluda igasuguseid põnevaid asju, igasuguseid põnevaid eesmärke, et algul võib see vahend võib-olla, mida te tahate kasutusele võtta, tunduda natukene võõras, aga et kui teil võib-olla ei tekigi kohe ideed, siis vaadake, katsetage koos lastega. Minu arust need lapsed pakuvad nii palju ägedaid ideid ise, mida võiks selle vahendiga teha ja küll see vajadus tekib. Ja, et siin on hästi oluline see õpetaja julgus roboti karp lahti teha, katsetada, ise proovida, kaasata lapsi, et ta on nagu tavaline õppevahend nii-öelda, et ja saada ka ideid võib-olla nendest samadest gruppidest ja õppematerjalidest, millest me eespool rääkisime, et õpetajad on tõesti nii loovad, aga kõige olulisem selle puhul ongi see, et õpetaja tahab seda robotit kasutada ja ta julgeb selle karbi lahti võtta ja ise natuke enne lapsi selgeks õppida see, et küll sinna juurde tulevad ka ideed. Ja muidugi aitab ka hästi see, et kui te ise ei julge kasutada, siis minge piiluge kõrvalrühma. Võib-olla kõrvalrühmas on õpetaja, kes kasutab ja sa saad nii-öelda ideid, vihjeid, kuidas neid vahendeid kasutada või meie lasteaia näitel näiteks rühm lapsi, kes kasutasid väga aktiivselt vahendeid, käisid ise väiksematele lastele õpetamas, et siis nii-öelda need suured lapsed said kogemuse, kuidas olla õpetajad, aga väiksed lapsed said jälle võimaluse katsetada erinevaid põnevaid vahendeid. Ja kui see nii-öelda teise rühma õpetaja näeb, et see 6-aastane seletab nii hästi neid vahendeid ja nendega saab nii ägedaid asju teha, siis järgmine päev on see vahend kasutuses ka juba nendel lastel, kes võib-olla varem ei ole kasutanud. Nii et teha hästi palju koostööd ka nii-öelda oma maja siseselt õpetajatega, juhtkonnaga, kellega iganes, et leia see inimene, kes teeb sulle selgeks, miks sul seda vaja on. Ja koostöö ka teiste lasteaedadega. Et meil just eile käis lähedal olev lasteaed, et enne seda Progetiigri taotlust, et käed külge tegevusi tegemas, et kui teate, et teil kõrval lasteaias kasutatakse mingeid vahendeid, et millest pole päris kindlad, et kas te oma lasteaeda tahate, siis tasub kindlasti ühendust võtta ja käia teises lasteaias proovimas, kus need juba on. Et meie lasteaias on päris palju käinud teised lasteaiad vaatamas, on juba oktoobris on soovijaid, et ka see on üks võimalus, et siis te nagu näete, et kas te ikka tahate seda vahendit, et teha koostööd ka teiste lasteaedadega. Ja Insplayga. Janne alati aitab ka, et kui te tunnete, et tahate enne proovida ja käes katsuda seda robotit, et siis jah. Olete meie kontorisse ka alati oodatud, et siin näeb ka ikkagi, meil peaks kõik robotid ikka täitsa saadaval olema, käepärast kohe võtta. Ja andke kindlasti ka, võtke koju kaasa neid roboteid, et kodus saavad ka õpetajad siis väga palju ideid juurde ja ka oma lastega mängides või ise lihtsalt mängides näha ja tutvuda. Aga kuidas kasutada roboteid, mis juba on olemas, aga kuidagi on seisma jäänud? No see on niisugune eraldi teema, et üldse igas lasteaias peaks olema üks entusiast, kes on ise vaimustunud haridusrobotitest, ta innustab õpetajaid või oma kolleege, toimuvad sisekoolitused, et siis see entusiast võib olla õppealajuhataja, keegi teine juhtkonnast, õpetaja ja selle entusiasti ülesanne siis olekski see, et aeg-ajalt tuletab meelde, millised vahendid on meil lasteaias, et mina näiteks olen niimoodi teinud, et kuna meil on valik päris suur, et ma näen mõnikord, et mõni robot on jäänud, kas nii palju ei kasutata, et siis ma teen kohe sisekoolituse
ja siis me koos tuletame meelde, kuidas seda kasutada, jagame omavahel ideid, kuidas lõimida seda robotit õppetegevusse ja siis ta saab jälle mingil hetkel populaarseks. Et aeg-ajalt siis teha sisekoolitusi, et igas asutuses võiks olla see oma entusiast, kes tuletab õpetajatele meelde. Ja mina näiteks mõnikord olen teinud ka nii, et kui meil on päris palju vahendeid, et siis ma lasen õpetajatel kaardistada, et mida nad näiteks septembris kõige rohkem on kasutanud ja siis ma näen ka, et mida pole päris tükk aega laenutatud, et siis me võtame selle vahendi, teeme koolituse, tuletame meelde, jagame ideid või siis ma olen ka teinud niimoodi, et näiteks, et saamegi kõik üks lõuna kokku, aga kõigil peab olema kaasas idee, et kuidas kasutada näiteks Osobotti või M-Tinit õppetegevuses oma rühmas, et nii-öelda tal on õpilugu, näidisõpilugu kaasas. Ja meil töötab tegelikult sama praktika, et ikka üsna tihti viime läbi erinevaid sisekoolitusi ja mida meie veel oleme teinud, ongi see, et oleme kutsunud õpetajaid võistlema nii-öelda suuremate lastega, et oleme teinud nii-öelda robootikapäeva, kuhu siis näiteks koolieelikud on kutsunud külla teiste rühmade õpetajaid, juhtkonnad, kõik teevad samu tegevusi läbi, aga võistlevad, et siis tekib ka õpetajatel kuidagi see hasart, et ohoo, et see 6-7-aastane teeb niimoodi, et ma tahan ka proovida. Ehk siis tihtilugu ikkagi, kui sul on niisugune positiivne kogemus, positiivsed nii-öelda praktilised tegevused, mida sa saad läbi viia, siis see aitab ka nii-öelda neid vahendeid uuesti tagasi tuua õpetajate tegevustesse, et see on meie kogemus. Ja ma panin siia chati ühe lingi ka, et teil tekiks siis rohkem neid entusiaste, siis oleme meie Insplay poolt teinud sellise väikse programmi, et kui nüüd Progetiigrist soetate endal 2500 euri eest vahendeid, siis on selline 3-kuuline programm, millest siis täpsemalt saategi sellelt lehelt lugeda, mis ma teile chati panin. Aga praegu lähme siis edasi. Kui kellelgi on küsimusi, et siis võib chati panna ka kohe, et mis selle kohta, mis me öelnud oleme või mingid et siis saab ju kohe ka. Jaa, muidugi. Alati küsimusi võib ka esitada. Ja võite chati panna ja võite mikrofonile hääle peale panna ja küsida täitsa julgelt ka, et kindlasti küsige, et meil on täna siin 2 imelist õpetajat, kelle käest saab kõike küsida, et kasutage võimalust. Aga väga palju oli küsimusi, just sarnaseid küsimusi sõimerühmast ja HEV-ist, et võtame siis need ette. Ja kuidas saada veel rohkem julgust erinevaid roboteid katsetada ja tutvustada just sõimeealistele lastele? Et see algab ikkagi sellest entusiastist, kes tutvustab õpetajatele vahendid ja siis õpetaja läheb laste juurde, et need pildid siin tegelikult ongi need tegevused, mis mina tegin eelmine aasta sõimelastega, et juhuse tahtel ma olin sõimes õpetaja korra nädalas eelmisel õppeaastal ja siis ma hakkasin regulaarselt tegema sõimelastega kord nädalas robootika tegevusi. Ja täitsa niimoodi julgelt võtsin ka need robotid, mida ma enne polnud sõimelastega proovinud, ehk siis M-Tiny, Vero, Osoboti, erinevad liitriadsuskaardid proovisime läbi ja mega hästi toimis. Ma arvan, et natuke ka see, et ma ise olin nii vaimustatud nendest vahenditest ja lapsed tulid väga-väga hästi kaasa. Mul olid erinevas vanuses lapsed, olid 2- ja 3-aastased. Et siin ühe pildi peal on näha see uus robotkilpkond, mis on nagu super vahend sõimeealistele lastele. Et mina meisterdasin raja ja siis me koos lastega programmeerisime seda robotkilpkonna punktist A nii-öelda punkti B, et robotkilpkond koju jõuaks. Et seesama tegelikult jutt, mida me natuke enne oleme just rääkinud, et rääkida kolleegidega, et kuidas lihtsustada neid tegevusi, võib-olla mis on rohkem nagu aiarühma lastele, et sobivad ka sõime, aga tegelikult väga paljud vahendid sobivad sõime ja mina küll julgen nagu, et katsetada sõimelastega, sest seesama M-Tiny robot, et ma olin nagu väga üllatunud, et ma võtsin 2 last korraga, kui hästi lapsed said selle step by step programmeerimisega hakkama. Et nad olid nagu väga huvitatud, et te näete, et lastel on suud kõrvuni peas. Et jah,
äkki Kertu oskab juurde öelda, et igal juhul tasub proovida, et just see õpetaja enda entusiasm on seal hästi-hästi oluline. Ja minul olid ka eelmine aasta just 2-3-aastased lapsed ja see tegelikult emotsioon, mis lastel tuleb, kui nad saavad neid vahendeid kasutada, vot see annab mulle endale nii palju inspiratsiooni, et viia erinevaid tegevusi läbi, aga sõimerühmas on muidugi see teema, et kui nad tulevad sulle sügisel, väikesed lapsed, siis sa ilmselgelt ei tee nendega, sa ei võta mingit vahendit võib-olla, et selle algus ongi see, kus te võtate, vaatlete, võib-olla kaunistate seda robotit, võib-olla panete ta korraks liikuma, et ärge võtke endale eesmärgiks, et see laps peabki oskama seda robotit nüüd liigutada. Ei, kindlasti mitte, aga et las see laps tutvub, ta näeb, kuidas see robot töötab, ta tantsib, ta liigub, teda saab kaunistada, et mis juhtub, kui me talle võib-olla, kui ta kukub, läheb katki, eks ju, et ta saab lõimida nii paljude erinevate sihukeste teemadega, mis sõimeealistega just saab läbi viia, et aga ma ütlen, meie lasteaias samamoodi on super sõimeõpetaja, kes vaatad, kuidas ta teeb läbi aasta neid tegevusi, ta võib või kevadel juba, kui need lapsed on aasta aega tema juures olnud, nad oskavad nii palju asju, et see 3-aastase aju, see on selline, mis võtab hoobilt kõike kaasa, et nad on super äge on just kasutada nii väikestega neid erinevaid vahendeid, eriti kui nad tantsivad, nad teevad vahvaid hääli, et lastele meeldib see M-Tiny erinevad emotsioonid, Kobo võib-olla, kuidas ta räägib, kuidas ta annab sulle tagasisidet, seesama kilpkond, kuidas ta teeb vahvat muusikat, et vaadake, kes te ei ole kasutanud sõimerühmas, see on nii äge, millist emotsiooni see lastele pakub, et see on minu enda jaoks hästi suur inspiratsioon, et kui ma näen, kuidas mõni laps paneb selle roboti tööle ja kuidas ta läheb põlema sellest, et see on kindlasti, võtke sõimerühmas kasutusele need vahendid, et ja ärge võtke eesmärgiks, et te peate neid liigutama või ongi mingi rada teile ette pandud, et tutvuge, vaadelge, pange robotile nimi, kaunistage teda, et see on ka nii-öelda robootika üks osa, et te tutvuksite ja lapsed saaksid inspiratsiooni ja ülevaadet nendest vahenditest. Ja need vahendid sobivad, kui seal järgmist küsimust ma natuke vaatan, et sellist teemade kinnistamiseks sobivad väga hästi need, et M-Tiny'l on seal, et kui on olemas see komplekt, mis on see minu päev, et kindlasti on see sõimes on see päevateema, et väga hästi saab kinnistada, värve saab super hästi kinnistada, et just selliseks teemade kinnistamiseks sobib nagu väga hästi. Ja ma olen nõus, et just need M-Tiny ongi väga hea vahend, mis nii-öelda teeb õpetaja elu ka hästi lihtsaks, et tal on kaasas komplektis väga palju ägedaid nii-öelda neid teemakaarte või alusmatt, et sa ei pea ise nagu suurt tegemagi, võtad laota selle pusle lastega sinna laiali ja juba sul on nagu tegevus olemas, et niisugune hästi lihtne viis nii-öelda päeva tegevust planeerida või läbi viia. Ja robot on ka see, et kui eks meil kõigil on niisuguse helgemaid päevi ja mitte helgemaid, et kui sa nagu tunned, et ideed on kõik otsas, aga kui sa võtad selle roboti välja ja selle karbi ja need lisaseadmed, siis kuidagi jälgid lapsi ja näed, et sul tulebki mingi tegevus sellest, et lapsed ise juhivad siin mingi tegevuse, nii et see on ka selles mõttes hästi head vahendid. Kas teil selle järgmise küsimuse kohta on veel midagi lisada? Ei, Te juba rääkisite nii palju ära, aga Heviga seoses, et milliseid vahendeid Hevi lastele soovitate? Oleneb muidugi lapsest, eks ju, et see on nüüd küll niisugune hästi personaalne teema, et minu kogemus näitab, et väga hästi sobivad vahendid, mis annavad lastele kuidagi niisugust tagasisidet, kas seesama M-Tiny, kes pidevalt teeb mingeid helisid, ta hoiab last nii-öelda fookuses või siis Kobo, kes pidevalt nagu motiveerib, eks ju, sa oled nii tubli, sa said hakkama või et ja need mõlemad vahendid tegelikult aitavad hästi palju arendada ka laste sõnavara, kõnet, et need on need, mida mina kohe välja tooksin, mis nagu eriliste lastega minu kogemuse pealt on nagu väga hästi töötanud. Samas see HEV teema on hästi niisugune individuaalne, et võib-olla mis töötab minul, ei pruugi töötada Janal seal lasteaias, et te peate hästi palju nii-öelda ikkagi lähtuma nendest lastest, nende laste eripäradest, laste vajadustest, et mul on ka kogemusi, kus ma võtan roboti välja ja laps läheb täiesti pöördesse sellepärast, et robotil ei saa nuppu vajutada, aga no mis teha, robotil ei ole nuppu peal, et see on ka sobivad, väga paljud vahendid sobivad HEV-lastele, lihtsalt te tunnete ise oma lapsi kõige paremini, teate, milline vahend võiks kõige paremini mingile lapsele sobida. Jah, Kertu juba ütles kõik ära, et minul ei ole hetkel lisada midagi. Ja kõne arendamisest ka juba rääkisime, et siis mõtleme.
Ma tooks veel Dashi mängu tegelikult kõnearenduse poole pealt, et Dash on ka üks niisugune vahva robot, mis aitab juba väikestel lastel võib-olla küsimustest aru saada, küsimustele vastata, heli peale salvestada. Nad saavad aru, et kui selge on võib-olla nende diktsioon või nii edasi, et Dash on ka üks niisugune tore robot, millest me täna veel rääkinud ei ole. Dash on hea. Ja lisaks on muidugi ka need progetiigri taotlusvälised asjad, mis sobivad väga hästi, on need erinevad salvestavad seadmed, et neid on väga suur valik. Et meil on mikrofonid näiteks, mis lastele väga meeldivad, need hästi populaarsed lõksud. Jah, aga need on taotluse välised, kui me siin räägime konkreetselt sellest taotlust, aga need on ka kindlasti ühed vahendid, mida tasub ja võib-olla mõnikord on näiteks Sfero on selles mõttes, et on hästi vastupidav, et kui see kukub, siis temaga ei juhtu midagi. Aga ta tahab nutiseadet juurde. Et nagu Kertu ütles, et see on hästi individuaalne ja oleneb lapsest. Aga aitäh. Nii, võtame nüüd järgmise teema. Lõimitud õpe. Kuidas vahendeid üldsegi rühmategevusse lõimida? Ja millised uued seadmed on tulekul ja kas on olemasolevast miskit, mis lähiajal enam edasiarendust ei leia? Väga palju küsimusi ühes portsus. Selle lõimimise kohta on üldse, ma arvan, et Janal samamoodi väga raske vastata, sest et meie kasutame neid vahendeid tegelikult igapäevaselt. Ma ei kujuta ette, et ma teeks tegevuse, ma ei kasuta igas tegevuses, aga need vahendite lõimimine tegevusse tuleb kuidagi nii automaatselt juba, et ma tean, et mul on liikluse teema, M-Tinil on nii äge matt, ma saan neid kasutada või et väga kerge on lõimida tegelikult, et ükskõik mis vahendid, et Sferol on nii palju erinevaid võimalusi, kuidas sa saad teda tegevusse lõimida. Bluebot, väga populaarne robot, lõimi ükskõik mis teemaga, ükskõik mis valdkonnaga, ükskõik mis metoodikaga, et ma arvan, et lasteaiaõpetajate loovus on nii avar või nii lahti, et tegelikult nende vahendite lõimimine on üsna kerge erinevatesse tegevustesse. Jah, et kui me räägime just, et Dash ja mis Kert ütles, see on see, et mis teema on sellel teemal, teete mati või loote siis mingi linnaku sinna, kui on liikuvad robotid, et ehitised, temaatilised ehitised, et seal on see loovuse osa kindlasti, et olenevalt sellest, mis teema teil rühmas on, siis sellest tuleb sinna juurde kas siis matt või ta isikupärastatakse see robot kellekski, et Sferole saab ju selle topsi peale panna, teha temast tegelane, Dashile saab külge kinnitada igasuguseid erinevaid asju, et jah, et hästi palju selliseid võimalusi on. Pluss ongi erinevad metoodikad, Sferoga sa saad minna õue sõitma, putukaid otsima, igast asju teha, M-bot sama, M-bot 2-ga koguge, pange talle korv peale, koguge käbisid sinna, et tegelikult on lihtne, lihtsalt sa pead seda vahendit natuke proovima, küll sul need ideed juba tulevad. Jah. Et jah, et need, millele matt, nendele saab siis temaatilise mati teha, need, mis liiguvad, on ju nendele nii-öelda ratastega, et nendele sa saad siis mingeid linnakuid teha või siis keskkondi, kus see robot siis on, et näiteks Sfero, Kertul on ka näiteid kindlasti, et meil ükskord Sfero korjas prügi merepõhjast, et siis seal oli matt joonistatud ja oleneb, mis tegelase sa sinna topsiga siis peale paned. Jah, meil olidki näiteks, mina isiklikult kasutasin terve eelmise õppeaasta vältel kõiki vahendeid ainult õues õppes, lõimisingi erinevaid tegevusi õues, et sõitsime, tegime kriitidega, joonistasime mingi vastavalt teemale mingi asja sinna maa peale või viisime robotid lume peale sõitma, vaatasime, kui libedal on nii edasi, et lihtsalt võtke kasutusele ja küll te selle lõimimiskoha leiate. Ja õues on siis ikkagi Sfero, maastikurobot, M-bot ja et need on need, mis õues liiguvad, et teised on nagu siseruumis kasutamiseks. Ja ma kohe tegelikult räägin, seal pildi peal on uus rong, mille kohta pärast on meil ka slaid, et näiteks, et kuidas seda rongi nüüd lõimida tegevustesse, et mina katsetasin selle 5-6-aastase poisiga ja
ja mina ütlen, et see raudtee ehitamine, et see on nagu nii loov osa, et see on see inseneeria osa nüüd, kui lastega te koos tegutsete, et rong sõidab ainult rööbaste peal ja tegelikult on see algus ja lõpp, et sul peab olema ringis see rada, et see ehitusosa on nagu minu arust nii mega äge ja siis sa boonuseks saad sinna selle Intelino rongi liikuma panna ja erinevaid koode teha. Et ole ainult loov ja ehita sinna, kas on olemasolevad tunnelid sa teha või sa saad ise ehitada sinna erinevad majad kõrvale, liiklejad, et lase ainult loovusel käia. Meil oli sügisel kasutusel Sfero Indi ka 2-3-stega ja väga lihtne lõimida värvusõpetusega. Samuti tõime sisse sinna nii-öelda hooajalised juurviljad, et mis värvi mingi juurvili on, tõime sinna juurde, et Sfero Indi on ka kindlasti üks niisugune uus põnev, juba tegelikult enam mitte nii uus, aga ka niisugune uuem vahend, mis sobib väga erinevas vanuses lastele, et kui nüüd keegi tahab küsida täpselt, et milline see vahend on, see Indi, millest me räägime või rong, et siis saab soovi korral ka lingid panna sinna. Ma arvan, Janne saab panna. Kui on, et siis te kindlasti küsige kommentaarides. Et meie siin räägime ja mainime, aga võib-olla keegi tahab linki kohe. Meil on tegelikult üks hea blogipostitus tehtud uutest robootikavahenditest, kus need on siis need vahendid, mis on tulnud peale eelmist Progetiigrit. Et need vahendid on siis siin kirjas ja seal on ka lingid poodi siis olemas. Mina neid vahendeid olen võrdlemisi vähe katsetanud, neid uusi, aga võt see Intelino on kindlasti selline vahend, mida ma olen paar korda katsetanud, aga mida tahaks oma rühma. Sellest varsti räägime natuke pikemalt ka, et mul on ka see siin laua peal praegu ja see on hullu pööräge asi. Mulle endale ka meeldib, et oma lastega kodus mängides ka siis mängime kõik koos, et ei saa ainult lapsed üksi mängida, et paratamatult tõmbab ennast ka kaasa. Aga nüüd vahendid, mis lähiajal enam edasiarendust ei leia, et need on meil siis Osobot, mida tõenäoliselt ei tule enam. Vähemalt mitte niipea. Jana, Kertu, kas te mäletate, mis me veel rääkisime siin hiljuti? Lego Vidu. Viidud ei ole, et Spike Essential on ainult, jah. Dash on okei, aga Dashil tuleb täiendus, et kaob xylofon ära ja pakendisse lähevad siis teised lisad. Edisoni ei tule enam. Sfero RVR-i asemel on Sfero RVR Plus nüüd. Ja vaatan siin robotitest pilti rohkem praegu ei meenu, et midagi peaks ära kaduma. Aga huvi on vahendite lõimimise ja vastulasteaias. Mis edasi, kust saab inspiratsiooni? Me natuke ju rääkisime juba sellest, rääkisime just ära. Ja kuidas suunata õpetajaid, et nad rohkem vahendeid õppetegevusse lõimiks? Kas selle kohta veel on midagi head nippi? Seda hakkab toetama meie uus õppekava suuresti, aga mina leian, et hästi suur nagu osa sellest on ka lasteaia juhtkonnal või üldse sellel, kuidas nagu seda teemat kajastatakse. Et kui sul juhtkond on ise ka väga innustunud ja te räägite sellest teemast ja see teema on aktuaalne, siis on õpetajad ka motiveeritud sellest, et sellest on ka hästi suur nagu kasu, et kui sind toetatakse, et sa soovidki tõesti neid vahendeid, lasteaial on võimalus neid soetada või kirjutada projekte või tahetakse kirjutada projekte, et see on selle võti, et seal tõesti nagu ka Jana enne ütles, et lasteaias peab olema 1-2 niisugust motivaatorit, kes nii-öelda viivad seda pisikut sinna sisse, et mina oma lasteaia näitel võin öelda, et 2-3 aastat pusisime kahekesi oma kolleegiga, nüüd ma võin ükskõik millist õpetajat paluda, et kas sa teeksid seda ja enam ei küsita, et miks ma pean seda tegema, vaid küsitakse, et kuidas me teeme seda, et see lihtsalt see suhtumine sellesse, et see on selle võti, et kui sul on tõesti, sa
väga head praktikad, väga head kogemused, sind toetatakse, sul on võimalused, siis ma ei näe küsimust, et miks me peaks suunama neid õpetajaid neid vahendeid kasutama, nad lähevad ise neid vahendeid kasutama. Et ma olen ka kogu aeg seda rääkinud, et kui päris tihti küsitakse, et kuidas see asi oma lasteaias tööle panna, et siis peab olema entusiast 1 või 2, selline eestvedav meeskond, sest lasteaias on selles mõttes on lasteaias hästi tore töötada, et meil on hästi palju igasuguseid erinevaid metoodikaid aga samas ka päevakava surub peale, et mõnikord lihtsalt tuleb nii palju asja, et sa unustad ka selle robootika ära, aga see entusiast siis, tema tuletab sulle aeg-ajalt meelde. Ta toetab õpetajat ja hästi suur märksõna nendel sisekoolitustel, et meil hakkavad ka robootikareedlid jälle sellest õppeaastast, et me iga reede saame kokku ja mitte ainult õpetajaid, ka õpetajaabid, et kaasata ka neid, et leida see õpetaja või entusiast, kes teeb ka õpetajaabidele koolitusi. Ja üldse, et ka läbi laste natukene, et ma ei tea, võib-olla seal pärast on küsimus, aga meie näiteks laenutasime eelmine aasta lastele kojuvahendeid. Ja see sai hästi populaarseks, et siis õpetaja näeb ka, et kui palju sul lastel, et tuletab lastele, et õpetajale meelde, et vaata, et ma nüüd võtsin koju, et teeme rühmas ka jälle selle vahendiga, et me eelmine aasta andsime pilootprojektina 6 aega, lapsevanemad said laenutada erinevaid vahendeid koju ja see oli meeletult populaarne. Me saime väga hea positiivse tagasiside. Ja kõige populaarsemad vahendid olid siis M-Tiny ja Dash, mida kõige rohkem taheti koju võtta. Ja siis oli ka niimoodi, et kui üks laps nägi, et talle pandi kapi peale sõbrale see robot, et koju laenutada, siis oli, et mina tahan ka. Et läbi kaasata ka õpetajaabisid ja lapsi. Meil on ka olnud ühisüritused, kuhu me oleme toonud sisse erinevaid roboteid, et kui ongi need õpetajad, kes väga palju ei kasuta, siis nende ühisürituste kaudu saavad lapsed osa nende vahendite kasutamisest ja õpetajad jälle saavad motivatsiooni, et miks viia mingi vahend enda rühma. Ja julgust ka mõnikord, et kui sa näed, et teised seal kõrval tegutsevad kõik ja tegelikult pole üldse hullu, et õpetaja saab ka julgust sellest, et ka ise käed külge panna ja katsetada. Ja kui te tunnete, et teie lasteaias üldse sellist õpetajat ei ole, siis me ikkagi soovitame selle meie RoboMentor programmiga liituda, et siis see pisik hakkab külge lihtsalt ja jagame kõiki materjale ja õpetusi, kuidas siis saada selleks inimeseks, kes lasteaias siis veab seda asja. Aga meil siin aeg hakkab väheks jääma, et teeme viimase küsimuse hästi lihtsalt, et nimetage kumbki ainult üks parim vahend õppeainete lõimimiseks ja miks? Ma hakkan pihta, ma tulen ikka oma M-botiga. Sellepärast, et selle vahendi puhul on tegu, võib-olla koolieelikud panevad selle roboti kokku, võib-olla mitte. Selle roboti üks suur miinus on see, et see miinus ja pluss on võib-olla lasteaia mõttes see, et see robot on vaja ise kokku panna, aga minu jaoks on see suur pluss just sellest, et te saate koos lastega selle roboti kokku panna. Lapsed näevad, et kuidas üks seade töötab, miks on vaja kõik õigesti panna, mis juhtub, kui sa mingi osa paned valesti kokku ja kui see robot on sul koos, siis sa saad lõimida teda ükskõik millise teemaga, et ta on hästi lihtsasti juhitav. Temaga on võimalik hästi põnevaid tegevusi teha ja sa saad ta õue viia. Mina jään ikkagi klassikalise Blueboti juurde, sellepärast, et Bluebotile on võimalus teha nii palju erinevaid matte, kui sul loovus lubab või mis sul teema on. Lisaks sellele, kui Blueboti sa oskad juba nuppude pealt programmeerida, sa saad kaasata sinna juurde käsulugeja. Kui sellest jääb veel väheks, siis sa saad sinna juurde võtta nutiseadme. Ja Bluebotil on hästi palju, mulle väga meeldib kasutada seda ka täiskasvanutega, et kas sa paned ta tagurpidi sõitma või sa paned ta edarpidi sõitma või siis sa pead teda käest programmeerima, ma ei tea, silmad kinni või siis igaüks paneb järjest ühe käskluse. Et tal on selles mõttes, et ta sobib esimeseks vahendiks väga hästi ja väga palju kasutamisvõimalusi. Suur aitäh teile. Nii, järgmine suur teema. Kuidas siis seda tundi läbi viia ja kuidas neid õpetajaid üldse motiveerida? Ehk siis, kuidas kolleege innustada seadmeid kasutama? Ma arvan, et me oleme rääkinud sellest. Ma arvan, et see on nüüd päris räägitud. Kuidas uut vahendit kasutada, näha erinevaid viise, kus seadet kasutatud. Et sellest nüüd on ka tegelikult päris palju räägitud.
Mina võin öelda, et mina alustan alati vahendite kasutamist koos 1-2 lapsega, kes on siuksed natukene, kellele ma tean, et robootika sobib ja kellele pakub see huvi. Kõigepealt tutvume nendega ja siis ma juba annan neile edasi ülesande tutvustada teistele, et kui siin on õpetajaid, kes ei tunne, et robootika on nende jaoks kõige tugevam, siis igas rühmas ma jätkuvalt olen kindel, et on 1-2 last, kes on väga siuksed tragid ja tublid ja saavad kõigest väga kiiresti aru, et võtke nad punti, tehke nendega koos, on teie elu palju lihtsam ja on lastel, kes saavad nii-öelda ise õpetajana olla väga palju põnevam, et see on ka üks asi, mille peale mõelda, kui te kardate võtta vahendid kasutusele. Aga kas on veel mingisuguseid viise, kuidas julgustada neid kõiki töötajaid siis kasutama digivahendeid õppetöös, tuua välja robootikate vahendite plussid õppetöös? Et mis need plussid on? Miks üldse kasutada seda robotit õppetöös? See on ju parim võimalus kaasajastada meie praegust õpet, et kui meil on need vahendid olemas, siis minu küsimus, et miks me ei peaks neid kasutama. Et just see, millist emotsiooni need vahendid pakuvad lastele, kui rõõmsad nad on, kuidas nemad tajuvad erinevaid asju, et see on siuke, mu küsimus on, miks mitte kasutada, kui need on olemas tõesti. Ja teinekord see vahend aitab kaasata ka lapsi, kes muidu ei taha tegevuses kaasa teha, et paraku see tänapäeval on niimoodi, et võib-olla laps või et ei piisa ainult raamatu näitamisest teinekord, vaid sa saadki läbi kavalusega selle vahendiga ka selle lapse tähelepanu õppetöösse, kes muidu sul võib-olla kaasa väga ei tee. Et see on niisugune motiveeriv vahend natuke, ja ma arvan, et nii Kertul on ka kogemusi olnud, et kui sa näed, et laps ei teegi tegevuses kaasa, aga teinekord, kui sa kaasad tegevusse roboti, siis see laps teeb nagu mega hea meelega kaasa ja ta suudab ennast kokku võtta ja robot on nüüd see vahend, mis aitab tal süveneda. Et ta on võimeline pikemalt neid tegevusi kaasa tegema. Ja minu praktika ka näitab, et kuidagi robootikavahendid motiveerivad lapsi palju rohkem, et ise võib-olla ei panegi seda tähele, aga tihti, kui mul käivad näiteks teised õpetajad vaatlemas, nad küsivad, et kuidas terve rühm lapsi suudab sul niimoodi istuda. Mõtlesin, ma ei tea, see vahend nagu köidab neid niimoodi lihtsalt, et see on üks niisugune asi, mida tasuks ka proovida, et saab ka tegelikult terve rühmaga neid vahendeid kasutada, et huvitav on jälgida, kuidas lapsed siis käituvad, et just oodata oma korda ja nii edasi, et see on kuidagi robootikavahenditel on niisugune põnev võime lapsed panna usinasti kaasa tegema kõiki asju. Ja see ongi selline, et aitab väga palju arendada meeskonnade oskust, et kui sa annad 2 peale või 3 peale roboti, et nad peavad ju sellega punktist A punkti B jõudma või mingi loo mõtlema, et see koostööoskust minu arust arendab ka nagu väga-väga hästi, et isegi see oma järjekorra ootamine, et kahekesi, kui ma sõimekatega tegin, et kui kannatlikult nad ootasid, nad teadsid, et nüüd ei ole nende kord, aga kohe-kohe nagu tuleb, et see aitab nagu hästi sellist ka omavahelist koostööd arendada. No ja suuremate lastega on muidugi see, et kui te annategi näiteks mingi Lego komplekti, siis jälgige õpetajana, et kes mis rolli võtab, eks ju, kes on see, kes hakkab ehitama, kes on see, kes mõtleb mingi teema, et seda saab ka niipidi võtta, et hästi põnev on jälgida, mida lapsed ise teevad nende vahenditega ja mida nemad nagu valivad või mida nemad otsustavad ja kuidas rollid jaotavad tegevustes, et see on ka väga hea tõesti koostöö mõttes need vahendid. Aga siia lõppu tahaks lisada siit korra ühelt slaidilt need väga motiveeritud ja hullult ägedate emotsioonidega väiksed lapsed, et see tõesti paneb nende silmad särama. Ja natuke infot õpetajate toetamiseks, et nad julgemalt võtaks asjad kasutusele, et eks sellest nüüd on päris palju teile öelda, et head infot, kuidas neid õpetajaid siis toetada. Ja ma võin kiirelt rääkida enda loo, et kui mina lasteaeda tulin, ma ei teadnud tehnoloogiast mitte midagi 4-5 aastat tagasi ja siiamaani ma tunnen, et ma olen jumala roheline, aga see ei takista mul nii-öelda mõtlemast neid teemasid, mida ja kuhu neid vahendeid lõimida, et ma ei ole tehnoloogias absoluutselt mingi kõva käsi, et ärge nagu selles mõttes õpetajatena kuidagi kartke, et ma ei oska võib-olla mingit arvutit ja järelikult ma ei oska ka robootikat, et ei, see ei ole niimoodi, et ei peagi oskama, teil peavad olema lihtsalt väga head ideed, kuhu neid vahendeid lõimida, et see on nagu teie kui õpetaja ülesanne, et ärge kuidagi peljake neid vahendeid, et nii mina, ma arvan, kui ka Jana, kui ka Janne
me teeme sihukesi kalasid erinevates arvutiasjades või robootikaga seotud asjades, et minu 4-5-aastased lapsed võib-olla panevad nii usinasti juba neid programmeerivad robotid punktist A punkti B, meie siiamaani ei saa nende asjadega hakkama, et ja me ei peagi saama, meie peab õpetama lastele, kuidas hakkama saada. Ja minul on ka lasteaias üks õpetaja, kellel tegelikult on ju nuputelefon ja kui me alustasime 5 aastat tagasi, siis ma arvan, et tal olid samad mõtted ja tal oli nuputelefoniga, ta arvas, et ta ei oska, teate, ta oli selline entusiast, et kui sa seal ees nagu juba räägid ise sära silmis, siis ta tänaseks trükib tahvelarvutis, võib aruandeid trükkida, mida mina ei suuda teha. Aga see, et just see julgus on ja sul on keegi asutuses, kes sind toetab, et julgus see karp lahti võtta, julgus käsi sinna robot tööle panna ja siis hakata katsetama, et see julgus on hästi oluline. Ja kui te tõesti näete, et teie enda lasteaia see, süt jääb puudu, võib kutsuda kellegi koolitama. Et ma arvan, saab neid Insplay mentoreid kutsuda või mina oma lasteaia kogemusest räägin, et meile tullakse külla ja me siin käed külge tegevusi teeme lõuna ajal, et mõnikord tasub ka väljastpoolt keegi kutsuda ja sellest on väga palju abi. Te teete tõesti väga-väga head tööd. Aitäh. Ja seoses Progetiigriga on tulnud ka mõned küsimused, et mida on mõistlik taotleda, kui suurel hulgal, et see kattaks peamise vajaduse. Et kui nüüd ütleme, neid on lasteaedi ka, kellel ei ole ju mitte midagi. Et ma arvan, et tegelikult Kertu ja Jana enam ei mäletagi seda aega, kus teil mitte midagi ei olnud. Aga kui teil ei olegi mitte midagi, et mis siis need esimesed vahendid on ja kui palju peaks taotlema, et saaks alustada? Seal on see järgmine küsimus ka, on ju tahvlid, et eile meil käis ka üks grupp ja siis seal tuli nagu välja, et sa pead tundma nagu oma lasteaiaõpetajaid alguses, kui sa tead, et mõnikord võib lihtsalt õpetajatele saada takistuseks see, et sa pead sinna nutiseadme juurde võtma ja õpetajad kasutavad esimesteks robotiteks, võib-olla sobivad kõige paremini ka need, kus sa ei pea nutiseadet kohe, mis ei vaja kohe nutiseadet. Et sa tead, et kas või seesama Indi, sa ei pea algusest, sa ei peagi teda nutiseadmega kasutama, M-Tinit sa ka ei pea, et need sobivad selliseks esimesteks nagu väga hästi. Ja ikka seesama hulk on, et sa ise nagu tead, et mina arvan, et üks on vähe, ükskõik mis sa nagu paned sinna taotluses, üks on vähe. Et see esimene vahend võiks siis olla see, mis ei vaja kohe nutiseadet, mida sa saad ka ilma nutiseadmeta kasutada. Mina arvan, et võtke need oma maja õpetajad kokku, vaadelge, tutvuge nende robotitega, mis teil silma kõige rohkem põlema lööb, see ongi see õige vahend, mida tuua. Et nii on selles mõttes, et võib-olla ei pea Bluebot olema esimene robot, mis tihtilugu on väga paljudes lasteaedades, võib-olla M-Tiny sobib väga hästi, aga et see on see, et te peate ise vaatama võib-olla, kuidas see sobib teie lasteaia metoodikatega, mida te läbi viite või nii edasi, et mis teil silma põlema, särama lööb, et see on see õige vahend, mille peaks esimesena valima. Siis on küsimus, kas tahvlitele on toetusi tulnud, sellele saab kohe siis vastata ära, et ei ole. Ja milliseid uusi robotikaseadmeid on oodata Eestisse lähiajal, siis 5 minutit tagasi jõudis mulle 5 minutit enne koolituse algust sain ma sellise roboti endale, kelle nimi on TTS-i Otibot, et täitsa siuke eestikeelne kena nimi, ta on hästi suur. et ma päris täpselt ei tea veel, kuidas ta töötab ja mis ta teeb, aga kellel on huvi, siis kirjutage, varsti me saadame Janale ja Kertule testimiseks ja siis vaatame, kuidas ta töötab. Põhimõtteliselt on ta võimalik juba taotlusesse lisada, kellel on soovi, aga kuna ma kahjuks praegu hetkel ei oska öelda, mis ta päris täpselt teeb, siis kes soovib, võib mulle eraldi kirjutada, et juba homseks ma saan rohkem infot selle kohta. Aga peale Otiboti nüüd meil hetkel uusi tulemas ei ole, sellepärast et viimase aastaga on tulnud tegelikult 4 uut robotit. Et on tulnud TTS-il siis robotkilpkonn, on tulnud Sphero Lindi, on tulnud Nutirong ja on tulnud Spike Essential. Et võib-olla Jana ja Kertu tahavad nüüd kiirelt veel nende kohta natuke rääkida. Meil on vähe aega, kellel on rohkem aega võib kuulata, et meil ilmselt läheb natuke kauem. Et räägime natuke robotkilpkonnast. No kilpkonn on kindlasti sõimekate esimene vahend.
et kindlasti ka enne Bluebotti, ma arvan, et Jana, sina oskad rohkem seletada, aga see on tõesti see esimene vahend, kui teil on vahendeid olemas ja mõtlete, et sõimekatele veel ei ole, siis see kilpkonn on kõige väiksematele lastele, aga ka peamiselt ainult neile, et suurematel kilpkonnaga väga enam midagi teha ei ole. Ja, et mina kindlasti soovitan seda kilpkonna sõime lastega kasutamiseks, see on nagu üliäge. Et ta on hästi lihtne ja ma ei tea, Janne saab võib-olla veel kord siia chatti panna selle video, kus me tutvustasime neid samu 4 robotit. Et kilpkonn nüüd see, et kui sa paned talle parema või vasaku käskluse, siis ta ei pööra, vaid ta sõidab külge ees, mis sobib sõimelastele nagu mega hästi. Minu kogemus on see, et ma tegin 2-3 aastastega, nad olid sõimelapsed veel, kes oli noorem, kes natuke vanem. Oli lapsi, kellele ma panin selle roboti ette, ta sai koha aru, mis ta peab tegema, sest seal on nooled peal. Oli lapsi, keda ma pidin juhendama, aga nad said ka väga hästi hakkama ja selle roboti pluss on see, et ta sõidab aeglaselt. Täiskasvanud inimeste õpetajad võib see natuke häirida. Meil on tempo, et aga ta teeb oma liigutusi suht aeglaselt, aga sellel ajal sa saadki lapsele seletada ja küsida, et kuule, kuhu sa vajutasid, mis värvi sa vajutasid, kus ta liigub edasi-tagasi või siis ma ei tea, siia ukse poole või seina poole. Et selles mõttes on hästi hea ja tal on heli, mis lastele väga meeldib ja erinevad siis need valgusefektid. Ja kui mina tegin tegevusi, siis lastele väga meeldis, et see keskmine nupp oli siis niisugune auhind, et kui sa jõudsid oma teekonna lõppu, siis sa vajutasid sinna ja lapsed said tantsida, mis nagu mul ei olnud ühtegi last, kes ei tahtnud tantsida pärast selle muusika järgi, mis sealt tuli, et igal juhul see on sõime number 1 robot praegu. Et panin nüüd ka lingi, et seal siis näeb täpselt neid roboteid tegevuses, mis siis on siin praegu ära toodud. Et Sphero Indi, mis te sellest arvate? Indist juba natuke rääkisime ka siuke tore vahend, mida saab siis nii-öelda värvikoodide põhjal panna erinevalt liikuma, et ka nii-öelda saab teda juhtida või teda kuidagi programmeerida läbi tahvelarvuti, et ka üks võimalus. Laste lemmik täiesti, et kui see anda nüüd lastele ette, siis see on nagu tõsiselt lemmik, et kui meil kevadel käisid teiste lasteaedade grupid ja siis pärast seda nii-öelda nutihommikut küsisime, et mis teie lemmikvahend oli, siis see Indi oli number 1, et see tuli kohe, et see auto. Hästi lihtne, väga raske, mingit keerulist ei ole, et sõidab üle nende värvikaartide ja see ongi nii-öelda see tema programmeerimine, et värvikaardid ritta panna õigesti. Ja samamoodi saab ehitada suurte klotsidega, mingid linnakud ümber, isikupärastada, et lastele väga-väga meeldib. Ja mis te arvate Intelina nutirongist? Põnev ka meile, ütleks mina kohe. Minule nagu väga-väga meeldib, et ma jään ka ikkagi selle juurde just selle, et sa pead ka natuke lapse vaeva nägema, et see rada valmis saada ja ehitada, et see inseneeria osa seal nii-öelda on hästi suure olulise tähtsusega ja lastele väga meeldib neid pisikeste plaatidega siis, kes pole enne näinud, või seda videot enne näinud, kus me tutvustasime, et saab erinevaid siis käsklusi anda rongile, et kas ta sõidab kiiremini, ta jääb seisma, laseb vaguni lahti. Et igal juhul tasub see ka endale soetada. Mulle meeldib see, et on tõesti võimalik kasutada alates 4. eluaastast kui ka edasi, et kui sa võib-olla 4-aastastega paned seda rada kokku ja see rong sõidab niisama, siis juba vanemate lastega te saate tahvelarvuti põhjal teda erinevat moodi liikuma panna, et ta on ka niisugune, tal on rohkem kui üks omadus, et sa saad teda nagu järjest erinevatel õppeaastatel kasutada erinevat moodi, et ta on niisugune vahva rong. Ja kui on lasteaed põhikool, siis saab juba koolilastele ka anda, seda saab lõpuks ka Pythoniga programmeerida. Ja Kertu, tead, mul on 3-aastane poiss kodus, kes hullult fännab seda, et on mega hästi juhib seda isegi seal äpis, et ma olin täitsa üllatunud, et tõesti hästi hea vahend, et sobib ka igasse koju ja selle hind on nii mõistlik, et see on hästi hea. Ja kui te vist tellite, et tal on lisad ka, et üks komplekt on vist koos lisadega, on ju? Just, et valida see lisadega komplekt siis, kui sinna taotlusse, et tal on erinevad, et mitte ainult see rong üksinda see põhikomplekt, vaid see koos lisadega komplekt, et siis saab me tegime,
tegime spetsiaalselt, rääkisime Harnoga läbi, kas sobib, ütlesid, et sobib, et me tegime ühe komplekti, kus on siis see rong ja on siis lisaks on need adapterid, et saab nende Prio ja IKEA-ga ühendada ja teistega on sillakomponendid, on tunnelid, lisajupid, siis on väiksed jupid ja seal on jah 7 erinevat komplekti veel lisaks. Ja Spike Essentialist, kas on teil ka mõni hea sõna öelda veel? No Lego on ikka äge selles mõttes, et mina ei ole ise suur legotaja, aga see Lego on täpselt see, mida sa saad teha ka suuremates rühmades ja koostööna ja just nagu kõne arendamise mõttes ka, et kui sa panedki selle Lego kokku, siis lapsed peavadki jutustama, mis seal taustal on, mis nad teevad, miks nad teevad, et Lego on ikka tore, alati tore. Et meie kogemus on näiteks see, et kui siin ka V2-ga see seos tuua, et lastele tegelikult ju meeldivad legod, aga õpetajale tundub see karp nagu jube hirmutav on ja et sa teed selle karbi lahti, seal on mingid mootorid, mingid asjad, et tegelikult ei tasu seda karta, et see on hästi lihtne robot, et sa ju tõmbad lihtsalt selle rakenduse alla ja sa lihtsalt pead nagu edasi nuppu vajutama, seal on kõik ette öeldud, mis sa pead tegema. Ja ma kujutan ette, et koolieelikud, et nad oskavad juba ise edasi minna sealt sellest äpist, saavad ise peaaegu oma need ehitised valmis ja siis ka. Ja seal on see programmeerimisjuhend ka, et kuidas siis programmeerida seda, et õpetaja tööks jääb siis rääkida, et miks see just siis nüüd niimoodi töötab ja mis ta siis teeb. Tegelikult see on üks vahend ka, mis sobib väga hästi õhtustesse tegevustesse, et annadki erineval õhtul erinevale lapsele, erinevale pundile kätte ja see on niisugune väga äge õhtune nokitsemine ka, et kindlasti ka saab robootikavahenditega nii-öelda õhtuste ajal ka väga edukalt sisustada. Eriti kui need pimedaks ja külmaks läheb. Just. Haigusperioodidel väga hea, kui on väiksemad lapsi on vähem kohal, siis on väga hea võtta, mis vahendid tahad kasutusele. Ja kasutage siis võimalikult palju, et ärge siis kindlasti seisma jätke ja kasutage seda võimalust, sest see aasta tõesti Progediger annab väga suure summa eest ära vahendeid ja väärib kasutamist see võimalust. Mina korraks nagu ütleks, et meil tuli jutuks võtta need M-Tine'ile, et kui keegi tahab M-Tine'ile või M-Tine'it panna taotlusse, et seal on 2 erinevat varianti nendel komplektidel, on ju. 2 erinevat komplekti on, et siis kes tahab lähemalt uurida, et siis vaadake, mis nende 2 komplekti vahe on, et kui te lisate need taotlusse. Aga mõlemad komplektid on väga ägedad. Tegelikult me panime ka nii, et saaks võtta ka puslematid taotlusesse, siis me kombineerisime ühe sellise tavaline M-Tine'i ja lisaks siis puslematid on selline kombo tehtud. Jälle Harno poolt heaks kiidetud. Et siis nii saab siis need puslematid ka sinna panna. Siis on tavaline M-Tine'i ja on M-Tine'i avastaja komplekt, et see avastaja komplekt on siis pliiatsitega, et saab sinna M-Tine'i kõhu alla vildika panna ja siis ta saab ka joonistada ja kirjutada. Ja kas kellelgi on nüüd tulnud küsimusi, et me siin kõik oleme päris palju rääkinud ja kui teil on küsimusi, siis me väga ootame neid hea meelega. Ma loodan, et nüüd need VIP-materjalid tulid ka läbi, et tundub, et sai korda. Mulle endale igatahes testversioon lasi läbi selle nüüd, et ehk on teile ka tulnud läbi. Ja kellel on küsimusi, siis kui te neid praegu ei taha esitada, siis me igatahes oleme kõik valmis vastama. Ma usun ka hiljem, et võite minule kirjutada või Kertule või Janale. Ja aitäh Kertu ja Jana, sest te teete tõesti väga head tööd ja olete väga heaks eeskujuks kõikidele õpetajatele. Ja et siis te võite kas siin Spleisse külla tulla või meile siia Kullaterasse või Tartusse Kertu juurde külla minna, et kui teil midagi jäi hingele või tahate veel katsuda käed külge enne mingeid vahendeid, enne kui te taotlusse panete, et siis kõik on võimalik. Olete oodatud. Aga suur aitäh teile kuulamast. Ja aitäh. Aitäh. Aitäh teile, nägemist.